Värvijoonte joonistamine. Selles videos saame teada, kuidas juhtida Osopoti vildikatega joonistatud värvijoonte abil. Eelmistest videotest oleme juba õppinud, et Osopot tunneb värve. Nüüd õpime, kuidas joonistada Osopotile värvilisi radu nii, et need kindla peale töötaksid. Võtame mänguväljakute pakist lehe number 2. Siin on toodud ära joonte joonistamise reeglid. Kui joon on liiga kitsas või kitsaste kohtadega, siis Osopot sellel edasi liikuda ei suuda ja jääb seisma. Korralik joon, mis Osopotile meeldib, on vähemalt 5 mm lai. Kui see on natuke laiem, siis saab Osopot ikka aru. Kui joonistada kurve, siis tuleb vaadata, et need ei oleks liiga teravad ega liiga kitsad. See on täiesti normaalne, et ilusate joonte joonistamine vajab harjutamist. Harjutada võib täiesti tavalise valge paberi peal või mänguväljakute pakist võetud lehtedel number 3, 4 ja 6 toodud ülesannete abil. Nüüd on sinu kord. Tee läbi ekraanile ilmuv väljakutse ja kohtumiseni järgmises videos. Väljakutse. Võta mänguväljakute pakist leht number 2. See on sulle abiks joonte õigesti joonistamisel. Võta vildikad ja võta valge paber. Joonista Osopotile 4 erineva värviga põnev rada, kus oleks vähemasti 8 sirget joont, 4 kaarega kurvi, 4 täisnurkset kurvi ja 4 ristteed. Tee rada nii, et raja otsad oleksid ühendatud ja Osopot saaks mööda rada pidevalt sõita. Võid teha ka raja üle mitme paberi, et see oleks suurem.